Hea sõber, tehisaru teema on ikka veel tekitamas hämmingut, hirme ja poolt ning vastu hoiakuid. 2022. aastal ilmus Iisraeli ajaloolase ja menukes Eesti Yuval Noah Harari raamat Nexus ehk infovõrgustiku lühiajalugu kuni tehisaruni. Samal aastal oli see kättesaadav ka eesti keeles. Lugesin toona selle kiiresti läbi. Üsna huvitav on aga nüüd 4 aasta pärast seda raamatut uuesti hinnata. Ütlen kohe, mulle tundub, et Harari kirjutas oma AI teemat käsitleva teose liiga vara. Kõik selle valdkonna arengud polnud veel ilmnenud ja see kehtib ka tänase olukorra hindamise kohta. Aga vahekokkuvõtteid võib alati teha. Üks on aga selge, tegemist oli hoiatava teosega. Sõnum oli väga selge. AI ei ole lihtsalt järjekordne tehnoloogiline leiutis, vaid nähtus, mis seab kahtluse alla kogu meie senise eksistentsi ning inimkonnale omase narratiivi. Harari usub, et AI näol on tegemist ajaloo suurima häkkeriga, mis suudab lahti muukida inimkonna operatsioonisüsteemi ja ohustab seda süsteemi ühtlasi. Püüan järgnevalt pisut seda seisukohta hinnata. Harari keskne ja tõenäoliselt kõige mõjuvam argument seisneb selles, et AI näol on meil tegemist tehnoloogiaga, mis loob ise lugusid. Varasemad tehnoloogiad olid vaid tööriistad. AI on niisiis kvalitatiivselt uus nähtus, sest see suudab iseseisvalt luua uusi ideid, tekste, otsuseid ja isegi maailmavaateid. Harari rõhutab, et kogu inimkonna ajalugu ja tsivilisatsioon, rahad, riigid, seadused ja religioonid põhinevad keelel ja ühistel lugudel. Kui siiani lõid neid lugusid inimesed, siis nüüd on meil süsteem, mis on võimeline neid lugusid ka iseseisvalt genereerima. Seega mõjutab miljoneid inimesi ilma, et nad suudaksid neid lugusid ise kontrollida või isegi aru saada, mis toimub. Harari leiab, et kontroll keele üle tähendab ka kontrolli reaalsuse taju üle. Kui masinad suudavad luua veenvaid poliitilisi või religioosseid tekste, kaob piir inimliku autentsuse ja masinliku veenmisjõu vahel. Tulemuseks on digitaalne diktatuur ja võimu tsentraliseerimine. Tehnoloogia pole kunagi lihtsalt tehnoloogia, vaid koos tehnoloogia arenguga muutuvad ka võimusuhted. Näiteks toob Harari trükipressi, raadio ja interneti mõju ühiskonna toimimisele. Ta kardab võimu enneolematut koondumist ja digitaalset diktatuuri, mis ohustaks demokraatiat ja inimeste vahelisi usalduslikke suhteid. Kui varem pidid türannid inimeste mõtteid kontrollima vägivalla ja tsensuuriga, siis AI suudab luua süsteemi, kus kodanikud alluvad sotsiaalsele manipulatsioonile vabatahtlikult, sest masinad tunnevad nende bioloogilisi ja psühholoogilisi reaktsioone palju paremini kui nad ise. Harari küsib, kes kontrollib tehisintellekti ja millisel eesmärgil seda kasutatakse. Küsimus on tänini aktuaalne ja leiab vastukaja eriti nendes ühiskondades, kus ei ole suudetud AI valdkonnas tehniliselt arenguga kaasas käia. Harari eristub siin kardinaalselt näiteks tehnoloogia optimistidest nagu
Mark Andreessen, kelle jaoks on AI esmajoones vabaduse, progressi ja inimese vajadustega sobituvate lahenduste sümbol. Optimistide peamine mure on hoopis teistsugune ja see mure on liigne regulatsioon või arengu aeglustamine. Kui alul ütlesin, et Harari kirjutas oma raamatu liialt vara, siis mõtlesin sel ajal just seda, et kogu AI tehnoloogia areng polnud veel hoomatav. Tänaseks on välja kujunenud vähemalt 10 suurt iseseisvat platvormi. Kõige võimekamate mudelite arengut mõjutavad hetkel neist, ütleme 5: OpenAI, Anthropic, Google, Meta ja XAI. Kui aga arvestada kõiki AI teenuseid, juturoboteid, pildigeneraatorid, ettevõtete AI lahendusi ja spetsialiseeritud platvorme, siis on neid maailmas juba sadu, kui mitte öelda tuhandeid. Omavahel konkureerivad platvormid ja mudelid loovad selles valdkonnas aga suurema võimaluse ka üksteist kontrollida ja arendada liigsele tsentraliseerimisele vastu meetmeid. Üksikinimesed ja kogukonnad ei seisa infotehnoloogia arengu vastus enam abituna. See ei ole enam võrreldav olukorra, kus keegi püüab vihmavarjuga tsunami vastu võidelda. Kristliku mõtleja vaatepunktist on aga sellest hoolimata tähelepanuväärne, et tehnoloogia ajaloos pole kunagi varem olnud olukorda, kus nii vähesed organisatsioonid mõjutavad nii tugevalt inimkonna teadmiste, suhtlemise ja otsustamise tulevikku. Kui siia lisada veel nende organisatsioonide omanike võimu enneolematu kasv, siis peab tõdema, et küsimus ei ole ainult tehnoloogiline, vaid ka sügavalt eetiline ja vaimulik. Teisisõnu, kui ühiskond usub, et piisavalt suur arvutusvõimsus ja andmekogumine annavad talle peaaegu lunastava kontrolli inimese ja ajaloo üle, korratakse Baabeli torni ehitamise loogikat. Kõrgus ilma tarkuseta, ühtsus ilma tõelise osaduseta, võim ilma alandlikkuseta ja see ongi see ohutse tsoon. Ja seda alandlikkust ja tarkust arvates katsumegi nüüd Harari seisukohti ka kriitiliselt hinnata. Tema käsitlus on kohati liiga üldistav ja apokalüptiline. Siin keskendutakse nii tugevalt ohtudele, et üsna vähe jääb ruumi aruteludeks, kuidas saaks AI-d ka praktiliselt ja vastutustundlikult kasutada näiteks meditsiinis, hariduses või teaduses. Siin eeldatakse, et inimkond on tehnoloogia arengu ja sellega seotud manipulatsioonide suhtes täiesti abitu. Ja nii muutub kogu teos hoiatavaks esseistikaks. Kõige suurem filosoofiline ja teoloogiline küsitavus peitub aga Harari inimese käsitluses. Ta kirjeldab inimest kui bioloogilist tarkvara või lahendatavat võrrandit. Sellises nägemuses on inimene vaid keerukas andmetöötlussüsteem ja seetõttu masin võibki ühel päeval inimese täielikult välja vahetada, sest vähem võimekam andmetöötlemissüsteem seisab korraga vastakuti palju võimekama andmetöötlussüsteemiga. Selline vaade põrkub otseselt humanistliku ja kristliku nägemusega inimesest. Kristlik-humanistlikus vaates ei ole inimene pelgalt andmed või algoritmiliselt kirjeldatav. Inimene on loodud Jumala näo järgi. Tal on südametunnistus, moraalne vastutus, vaba tahe ja vaimne mõõde. Või nagu ma ütlen, vaim. Vaimne mõõde on oma olemuselt transcendentne.
ja seda ei suuda ükski masin, olgu ta kui tahes intelligentne, matkida. See ei ole kontrollitav. Harari räägib palju andmetest ja informatsioonist, kuid unustab sageli veel ühe asja, nimelt tarkuse. Tarkuse, mille kohta piibel ei lakka kordamast. Jumala kartus on tarkuse algus. Tehisaru võib meile anda enneolematus koguses teadmisi ja neid ka süstematiseerida ja öelda meile, kuidas midagi teha, kuid ta ei suuda kunagi otsustada, kas seda ka peab tingimata tegema. AI võib aidata pidada sõdu või inimesi manipuleerida, kuid ta ei suuda otsustada, kas see on ka moraalne või ebaõiglane. Iga ajastu kipub looma oma uusi ebajumalaid ning ka tehnoloogiast võib saada ebajumal. Kui hakkame uskuma, et AI suudab lahendada kõik meie eksistentsiaalsed, vaimsed ja moraalsed probleemid. Kokkuvõttes võiks öelda, Harari on kahtlemata üks kaasaja huvitavaid ja olulisi hoiatajaid. Ta juhib õigustatult tähelepanu asjaolule, et AI näol ei ole meil tegemist mitte ainult tehnilise progressi, vaid ka võimu, usalduse ja tõe küsimusega. Tema nägemus toimuvast sunnib meidki küsima, mis jääb alles inimesest, kui kognitiivne töö jääb masinate hooleks. Viimane paavst Leo 14. entsüklika Magnificat Humanitas, mis ilmus 25. mail 2026, see oli ka tema esimene entsüklika, vastandab nendele ohtudele aktiivsema hoiaku, tuues sisse pildi Nehemia aegsest Jeruusalemma müüride ülesehitamisest. Seal rõhutatakse iga inimese, iga pere otsustavat panust inimväärse elu ja keskkonna kaitsmisel ning hoidmisel. Ühtlasi leitakse selles dokumendis, et moraalsed ja eksistentsiaalsed otsused tuleks langetada võimalikult inimelu lähedastel tasemetel. Kokkuvõttes võiks öelda, et kristlik nägemus ja elukäsitlus annab valikuvabadusele ja Jumala armule toetudes vastupanuvõime kõige erinevate manipulatsioonide suhtes. Nii ei kuuluta me tehnoloogilist düstoopiat ega ka mitte tehnoloogilist utoopiat, vaid Kristuse võitu inimvaenulike jõudude üle, millises kuues nad iial meie ellu ka ei astuks. Seega ei ole tehisaru areng üksnes hirmutav nähtus, vaid esitab meile hoopis olulisi küsimusi, mis teeb inimesest inimese, kes me oleme ja kellesse me usume, kuhu poole oleme teel ajastul, mil masinad teevad meie eest üha rohkem ära, kas me ehitame uut Paabeli torni või usume uue Jeruusalemma ja Kristuse tulekut. Aga mõeldes nendele küsimustele, siis järgmiste kohtumisteni.